nüüd mängime. tere, kallis Elin. Tere. Eile olime konverentsil, rahvusvahelisel konverentsil Riigikogus ja hiljem ka kirikus, kus sinu näidend pagulusse sai esitatud. Ütle palun, sa oled nii palju raamatuid kirjutanud, sa oled nii tuntud väljaspool kui ka Eestis. Et missugune tähendus on olnud sinule kõik see, mis on sinuga juhtunud sinu elu jooksul? No mina ütleksin seda nii, et see pidi olema, see pidi kõik juhtuma. Isegi need halvad aastad, nüüd kui ma seda näidendit, seda ettekannet seal nägin, siis tuli see mõte peale, et me ei ole, tee ise oma elu, see juhtub. Ja ma olen ühtegi asja ise teinud, ikka on juhtunud lükatud ja kas või isegi lükatud käpuli. Ja mul on tõsine niisugune tunne, et kõik pidi olema, ma ei tea miks, aga et ma olen kuidagi juhitud ja võib-olla me kõik oleme juhitud, ma ei tea. Aga mul on niisugune tunne, et kui hakata A kuni Z peale, siis ma hakkan vaatama, et juba S-tähe juures on niisugune tunne, et miks ma kõikidest, miks need asjad pidid juhtuma. Need ei olnud mina ei ole neid juhtinud, ma ei ole neid isegi siia, et ma siin praegu esinen. Siin oli, mina ei teinud seda ka mitte ise, vaata, mind kutsuti ja mina olen tõesti niisugusel arvamisel, et asjad juhtuvad ja on võib-olla isegi parem, kui sa ise ei hakka midagi niisugust asja tegema. Ja see on praegu üks väga üllatav, mitte ainult moment, vaid see terve üritus, et mul on niisugune tunne, et võib-olla see pidi olema ja siia see pidigi juhtima mind, sest mul on tõsine missioon või mitte see tahtmine, et meie väliseestlased, kes on tõsised, 2 generatsiooni juba üles kasvatanud häid, tugevaid eestlasi, noori. Kanadas on suured üritused, noored lapsed, vähemalt 200 oli viimasel ajalehe ees küljel. Et nemad oleksid kah meiega liitunud vaimselt ja nad on vaimselt liitunud, aga ma tahaksin, et nad on ka vastu võetud. Ja mul on niisugune tunne, et seal on mingisugune vahe, midagi ei klapi. Ja ma ei tea, mis see on, kas see on see aktsent, et see inimene räägib aktsendiga või on see, et nad lihtsalt ei tea, mis meiega juhtus, mis need pagulased seal elasid, miljonärid igal pool maailmas ja rahaküllad ja see on niisugune vale arusaamine ja ma tunnen, et minu kohus peaaegu sellest, et ma olen kõik neid raamatud kirjutanud, ma ei mõelnud sellele kunagi, aga eile, kui ma vaatasin seda ettekannet seal, mulle jäi niisugune tunne, et vaata, võib-olla see pidi olema, et mul oleks midagi rääkida. Kui oleks elanud väga nii luksuslikult, siis ei oleks mul olnud midagi rääkida. Ja paljudel inimestel, meie pagulastel on olnud mugavad elud. Ja võib-olla siis sa ei ole sundinud niisugune tunne, et sa pead kirjutama sellest, et seda endast välja heita. Kõik need halvad momendid ja siis sa vaatad nagu filmi, see ei tea, mis sellega, kes see tüdruk seal on. Sa ei ole enam seesama inimene. Ja ma tunnen, et see oli väga-väga imelik, aga tähtis. Et ma oleksin siia jõudnud millegipärast, ma ei tea miks, aga et mul oli võimalik suu lahti teha ja paluda nendel poliitikutel, kui nad seda üldse kuulevad ja näevad, et meil oleks vaja olla ühine eestlus meie hõimlastega, kes tõesti 80 midagi, mis oli 82%, tahavad meiega liituda, on huvitatud meie tulevikust. Ja millegipärast seal on ikkagi niisugune vahe seal. Ja nüüd täna sinule, Iivi, oled sa püüdnud neid 2 otsa kokku tuua. Ja see on esimene kord tegelikult.
ja ma loodan, et mõned inimesed kuulevad ka seda ja võtavad osa, kes on nii-öelda niisuguses kohas, nende amet on ja töökoht on see, et hakata natukene sinu järgi mõtlema, et need eestlased, kes on välismaal, on ikkagi meie hõimlased, meie oleme üks perekond ja nagu ma ütlesin oma kõnes, kui kaotame Eesti, siis kaotame oma kodumaa. Ja nii paljud rahvad ja rahvused ja kultuurid on just sellepärast kadunud, et igaüks põgenes ja need, kes järele jäid, neil oli kivitahvlid ja ma ei tea, mis need kõik oli, aga keegi tõsiselt ei tea, mis seal juhtus. Ja nagu eile seal paar inimest ütlesid, et et nüüd kirjutame seda ja teistega, siis ma vaatasin, et 6 inimest seal paadis, kui mõelda, kui mitu tuhat olid paatides. See üllatab natukene, mis tähendab, et keegi ei ole võtnud vaevaks seda kõike tõsiselt jälgida. Nüüd need noored inimesed jälgivad küll, aga meil on olnud juba 20, ma ei tea, 70 aastat. Meil on olnud küllalt aega. Iseseisvusest saadik natukene rohkem rõhutada neid, kes põgenesid ja nad ei olnud mingisugused niisugused, kes tahavad paremat elu. Nad tahtsid oma vaimset mõtlemist hoida, nad tahtsid säästa see inimhing, mis me oleme, milleks me oleme loodud. See on niisugune inimene, kes teeb, mida ta on vaba. Ja mis ikka need niisugused režiimid ütlevad, et nüüd me vabastame teid. Nemad vabastavad meid ise mõtlemisest. Nemad vabastavad meid inimlikkusest. Vaata, sa ei ole enam päris inimene, sa ei ole see, kes sa oled loodud. Ja see kõik hakkab minus kuidagi keema ja hakkab mingisugust vormi võtma, on see siis mingisugune pagulaste koop või panniplaat või midagi, aga see terve teema on hakanud kokku tulema. Ja ma arvan, et ma loodan, mina olen nüüd 85, ma annan oma selle tõrviku edasi noortele. Aga mul on tõsine lootus, et meie hakkame nüüd tänu Ivile ja Evelyn Sennet ja kõik need inimesed, kes praegu sellega tegelevad, nendel on ka olnud missioon. Ka nemad on tahtnud, et see juhtuks, mis eile juhtus tegelikult. Ja see on, mis mind kuidagi vaimustanud, et lõpuks siiski ei ole meie enam niisugused mis me seal oleme, et me oleme ka eestlased. Me räägime eesti keelt, muidugi mina ka kaotasin vahepeal eesti keele, aga hakkab tagasi tulema, võttis mõnda aega. Aga me oleme eestlased, me oleme hõimlased, me oleme üks perekond ja me oleme üks rahvas ja see on üks väike rahvas ja ainult suured rahvad, nendel on oma probleemid, aga isegi suur rahvas, nende probleem on see, et kultuur kaob. Neil ei ole siis enam ühte niisugust kultuuri, kus igaüks tantsib sama tantsu ja igaüks teab, et siin on see suur, ma ei teagi, mis need on, kõik need puuesemed, mis meil on ja kõik, mis nikerdused ja meie kultuur, meie ajalugu, meie omapärased ketid ja isegi see on minu vanaema sõlg siin praegu. Aga meil on väga-väga tugev kultuur. Ja me peame seda säilitama kuidagi ja kasvõi ja nüüd mulle öeldi, et meil on kõik, meil on elektroonika, sellega juba säästame seda ja kõik ja meil on allmaapunkrid, kõik kultuur on seal, rahvarõivad ja kõik, aga ainult üks rügement venelasi tulevad üle piiri ja see on kõik nende käes.
nemad tõmbavad stepsli välja ja hästi kõik see elektrooniline ja salvestamine on kadunud ja nad kaevavad võib-olla mõne pommi sinna varjedesse või sinna punkrisse ja meie kultuur on kadunud ja nii palju teisi kultuure on seda teed läinud ja kadunud. Ma mõtlesin eile armeenlaste, aga juudid ka, võtta, kui kaua neil ei olnud mingisugust kodumaad. Nad kogu aeg, no nüüd neil on, aga nad on suurem rahvas ja nad said säilitada. Aga ma kardan, et meie Eesti on nii väike, meil peab olema tahe, igal inimesel peaks olema selline tahe, et mina olen eestlane, ma tahan oma kultuuri säilitada, ma tahan jääda eestlaseks. Ja isegi kui keegi, see ei tähenda, sa võid olla ainuke eestlane, nagu seal välismaal oli. Meie korteris oli seal 4-5 eestlast, kõik muidugi rasked tööl, aga siis nädalavahetustel tuldi kokku ja kõige tähtsam oli muidugi see, nad rääkisid eesti keelt, nad olid eestlased, neil olid ühised mälupildid Eestist, rääkisid asjadest, millest mina, kui ma olin see ainuke noor seal laps, ei saanud ise ka aru, aga ometi midagi jäi ajusse. Ja siis ma hakkasin rahvatantsurühma osa võtma ja siis olid, aga kõik olid täiskasvanud, see oli see asi, et ma ei saanud nendega õieti, sa Eli mine siit, vaata tee omi asju seal. Aga ma alati istusin kuskil ligidal ja kuulasin pealt. Ja seda juba isegi Haapsalust saadik, enne kui põgenemist ma kuulsin sõna Rootsi. Ja siis aken oli lahti ja siis tuul merelt tulile ja kardinad lendasid sealt. Ja ma mõtlesin, et Rootsi ja laevaga Rootsi, vaata kus purjed, kardinad olid nagu purjed. Ma kogu aeg hoidsin kõrvad kinni ja lahti ja kuulasin kõik, mis inimesed rääkisid. Ja tegin muidugi oma piltid, ma ei teadnud, mis see kõik tähendab, aga mõnest sõnast sain midagi aru. Ja jah, et nad lähevad nüüd laevaga, paadiga Rootsi, ma ei teadnud, mis Rootsi on, ma tean üles mille, aga ma nägin purjed, sest meil meie köögiaknast ja minu vaade, mis on minule jäänud Eestist, oli see vaade meie köögiaknast, sest ma istusin kogu aeg akna juures ja vaatasin, mis seal väljas promenaadil juhtub. Ja see on kuidagi jäänud minule, kui ma ei näe hästi, ma ei kuule hästi, aga mõttes ja mälus on kõik elav. Ja sellepärast ma olen kirjutanud, et lihtsalt tahtsin seda kuidagi säästa, sest vasti läheb mäluga kindlasti. Aga see on väga tähtis olla eestlane ja ma olen saanud sellest nüüd rohkem aru kui vanasti. Sest nüüd ma tunnen väga vähe eestlasi, mu sõbrannad on muidugi olemas, aga meie ei ole veel saanud õieti suhelda, sest me oleme kõik vanad. Raske on bussi oodata ja jumal küll jala minna, aga me oleme olemas veel ja nüüd juhuslikult see oli ka siin see Inglise Ameerika raamat, see Into Exile. Meie oleme võimeline ennast ka maailmale esitleda. Meil on neid inimesi. Mina ei ole see oli juhuslikult, see on inglise keeles, kuna minu eesti keel ei olnud nii hea ja see tõlgitud. Kersti Unt tõlkis ja tema on haruldane tõlk. Tegime koostööd muidugi ja see oli ka üks tore asi telefonis. Vaata, see on see kõige parem sõna siia. Ja ma tahaks hea meelega näha, et meie kultuur jõuaks inglise keelde. Inglise keel on tõesti maailmakeel. Just nagu ema ütles, et vaata, kus nüüd kuninganna suri. Jumal, mina ka peaaegu nutsin, kui ta suri, sellepärast, et ma mäletan, et mina olin seal, kui ta trooniti Londonis. Ja nii, et ma näeks hea meelega sealt pilve pealt, et Eesti on kuidagi liitunud vaimselt ja
no füüsiliselt, kui nad siia kõik tulevad, siis on asi natukene kahtlane. aga meie peame jääma eestlasteks. ja kah eestlased siin peaksid aru saama, et me on rohkem, kui nemad võib-olla taluvad või omaks võtavad.